Hei, me kuulame tihti. Valgisõbrandse toit on super, sest seal on kõige rohkem valku. Aga stopp, tegelikult see võiks olla ohtlik müüt. Koerad on erinevad ja vale kütus võib su koera tervise unsu keerata. Kui sa annad sportkoera toitu, kus on palju valku ja massiivne kogus kalorid koerale, kes tegelikult sporti ei tee, siis ta ei muutu lihaseliseks, ta lihtsalt paisub mühnel paksuks, sest kuulatamat energia ladustab rasvana. See on meeletu koormus ligestele ja siseorganitele. Euroopa Liidus ei ole koeratoit suvaline krõvin. FEDEAF ehk Lemmikloomatoidu Föderatsioon on paika pannud teaduslikud standardid vastavalt koera elustiilile. See on puhas matemaatika, lingi. Ma lisan ka. Näiteks, vaata seda tabelit. Madala aktiivsusega koerad. Valgusisaldus peab olema pakendis 18–22%, rasvasisaldus 8–10%, fookus rohkem kiudainet, et kõht püsiks täis ilma lisakaloriteta. Keskmise aktiivsusega koerad, valgusisaldus 23–26%, rasvasisaldus 12–16%, fookus, tasakaal ja stabiilne energia. Ja kõrge aktiivsusega koerad, neid on töö- ja sportkoerad. Valgusisaldus peab olema miinimum 28 ja kuni 32% ja veel rohkem ja rasvasisaldus 18–25+%. Fookus, rasv on peamine kütus ja kõrge valg taastab kudesid. Ja kui näed pakkel sõna toortuhk, siis ära karda. See pole prügi, vaid juriidiline termin mineraalidele, näiteks kaltsium, fosfor ja nii edasi kohta, mis on su koerale üliolulised. Ära vali toitu ainult reklaami järgi, vaid oma koera tegelikult koormuse järgi. See on parim viis tagada tema tervis.